Lapsi peab sõidutama spetsiaalses lapse pikkusele ja kaalule vastavas turvaseadmes, kuni lapse pikkus võimaldab teda sõiduki turvavööga nõuetekohaselt kinnitada. Soovitav on kasutada turvaseadet umbes lapse 12-aastaseks saamiseni. Spetsiaalne laste turvavarustus on loodud selleks, et auto avarii korral vältida või vähendada lapsele tekkida võivaid vigastusi. Laste turvaseade suunab autolt saadud löögijõu turvaseadmele, mitte lapse pisikesele kehale. Turvaseadme ostmisel tuleb jälgida, et see vastaks Euroopa Liidu turvastandardite nõuetele. Seadmel peab kindlasti olema peal märge ECE R4404 või ECE R129. Nende märgistustega turvaseadmeid on testitud kokkupõrkes kiirusel 50 km/h, et veenduda seadmete turvalisuses. ECE R129 standardi järgi valmistatud turvaseadmeid testitakse nii esimeses, tagumises kui külgkokkupõrkekatses. Lisaks sellele, et turvaseade peab sobima lapsele, peab ta sobima ka autosse. Kõiki ECE R129 standardi järgi toodetud turvaseadmeid saab kinnitada vaid Isofix süsteemiga, mida kahjuks vanemates autodes ei ole. Nendesse autodesse sobivad vaid sõiduki turvavööga kinnitatavad turvaseadmed. Isofix süsteem on olemas kõikides alates 2007. aastast Euroopas toodetud autodes. See on spetsiaalne autosse sisse ehitatud turvaseadme kinnitamise süsteem, mille kasutamine turvaseadme kinnitamisel on turvalisem ja mugavam. ECE R4404 järgi on näoga sõidusuunas turvaistmeid lubatud kasutada alates 9 kilogrammist. Kuid ECE R129 e-size keelab kasutada näoga sõidusuunas turvaistmeid enne lapse 15. elukuud, kuna beebi selg ja selgroog ei ole veel välja arenenud ning kokkupõrkes ei pea lapse kaelalülid pea raskusele vastu. ECE R4404 puhul jaotatakse turvaseadmed klassidesse lapse kaalu järgi, aga ECE R129 puhul lapse pikkuse järgi, sest lapse pikkusel on lapse kaalust tunduvalt olulisem roll. Kui laps kasvab, on vaja muuta rihmaasetust. Lapse kaalu suurenemisel tuleb muuta aga hoopis rihmade pikkust. Uus turvaiste tasub hankida alles siis, kui lapse tegelik kaal või pikkus ületab turvaseadme viimast lubatud piiri. Soovitame otsida enne turvaseadme ostmist internetist turvatestide lehtedelt välja parimad võimalikud turvaistmed, mis sobivad lapse pikkusele, kaalule ning sinu vajadustele. Näiteks uuri Rootsis tehtud laste turvaistmete +teste, kus aluseks on võetud karmimad kriteeriumid, kui seda nõuab näiteks Euroopa Liidu seadusandlus, või vaata AD/AC turvatestide tulemusi. Peale võimalike turvaistmete väljavalimist kontrolli, milline neist sobib kõige paremini sinu autosse. Mõtle kindlasti läbi, millistes autodes võid tõenäoliselt veel hakata turvaistet kasutama. Näiteks vanavanemate auto, sõprade auto või on teine auto peres. Poest tasub enne ostu paluda luba turvaseadme proovimiseks oma sõidukisse. Näiteks võib juhtuda, et turvavöö on turvaistme kinnitamiseks liiga lühike ning seetõttu ei sobi iga turvaiste sinna autosse. Kui vähegi võimalik, siis proovi enne ostmist ka last koos istmega enda autosse panna. Lapse turvaseadme ostmisel kontrolli kindlasti selle säilivusaega, mis on kirjas seadme kasutusjuhendis. Turvaseadme keskmine kasutusaeg on 5–10 aastat alates selle tootmisest, sest kõik materjalid kuluvad aja jooksul ning nende kaitsevõime väheneb. Oma rolli mängivad niiskus, temperatuur, osade väsimine ja mehaanilised tegurid. Turvaseadme tootmise aeg on kirjas seadme küljes asuval sedelil või on märgistatud otse seadmele. Igal tootjal võib see olla märgitud erinevalt ning vajab arusaamiseks pisut nuputamist. Abi tasub küsida poemüüjalt. Kui kaalud oma lapsele soetada kasutatud turvaseadet, siis on soovitav seda teha vaid tuttava või pereliikme käest, sest siis on teada selle seadme ajalugu. Universaalsetel turvaseadmetel, mis on mõeldud erineva pikkuse ja kaaluga lastele, on võimalik lapse kasvades seadmelt eemaldada polsterduse elemente.
Seetõttu tuleb kasutatud turvaseadet kasutusele võttes kindlasti kontrollida, kas kõik turvaseadme elemendid on ikka alles. Iga autojuht usub, et temaga õnnetust ei juhtu, kuid kahjuks ei saa kunagi ette näha, milline on ülejäänud kaasliiklejate sõidustiil või mis teel olles juhtuda võib. Spetsiaalne laste turvavarustus on loodud vigastuste vähendamiseks või ärahoidmiseks. Seetõttu ei ole lapse turvaseade asi, millelt kokku hoida või mida ise parandada. Turvalisuse huvides tulebki kulutada nii aega kui raha, et tagada oma lapsele autosõidu ajaks parim kaitse. Läbi vanemliku eeskuju saab juba varasest east tekitada lapsele harjumuse, et autos on alati traksid peal.